tere päevast, kauplejad, investorid ja aktsiaturuhuvilised. Minu nimi on Igor Tarašenko ja eetris on iganädalane aktsiaturu analüüsi ja ülevaade saade. Ja tänase saade teemadeks meil on Föderaalreservi intressimäära otsus, majanduse seis ja ootused, siis räägime Guru Focusi value'st ja mul on siin kaks näidet Medifast ja Meta kohta. Selle kohta tuli küsimus, et tahaks teid tänada ka muidugi kommentaaride eest, et sealt tulevad kas huvitavad aktsiavihjed või mõnikord lihtsalt sellised nagu huvitavad teemad, mida saab ka saade raames arutada, nii et veel kord tänu teile huvi minu saadete vastu, kommentaaride ja kindlasti ka likeide eest, et see kõik annab mulle tagasisidet, et saade teile meeldib ja jätkuvalt motiveerib mind sellega tegeleda. nii, ja siis edasi vaatame ka huvitavad kvartaaltulemused eelmisest nädalast, sealhulgas ka Palantir, Hims& Hers Health, Celsius Holding, Supermicrocomputer, AMD, Uber ja Novo Nordisk. Ja siis aktsiate tehnilise analüüsi plokis vaatame, mis kauplemisidеed mul selleks nädalaks on, et kuna hetkel seis on, ütleme, 50-50, siis see, mis nagu paljudele ei meeldi, et kui ma ütlen, et on 50-50, et ei ole arusaadav, kuhu, mis suunas me täpselt läheme, aga mul on selleks nädalaks siis valitud nii ostuideed kui ka lühikeseks müümise ideed, et sõltuvalt sellest siis, kuidas turg hakkab käituma, et mul oleksid siis mõlemad ideed kaubelda. nii enne veel, kui alustame, info neile, kes on liitunud minu tasulise kanaliga, et siin Youtube'is on võimalik liituda ka tasulise kanaliga, mis ma hiljuti tegin. Ja seal ma siis teen 2 korda nädalas hetkel otseülekanded ajal, kui turg on avatud, ja see nädal me teeme natukene teistel päevadel, kui varem oleme teinud, ehk teisipäeval ja reedel ja mõlematel päevadel kell 8. kui teil on huvi ka rohkem, siis saada minult update'e ka nädala sees aktsiaturu kohta, võib-olla küsida midagi minu käest. Ja üldse, kus teiste kauplejatega koos niimoodi kokku saada 2 korda nädalas, siis võite kaaluda liituda ka minu tasulise Youtube'i kanaliga. nii, ja nüüd alustame siis meie kõigepealt üldiste teemadega ja vaatame, mis meil oli olulist eelmine nädal. no eelmine nädal peale sellist Föderaalreservi istungit, intressimäära otsust, midagi sellist olulist huvitavat tegelikult ei olnud. Ja intressimäära otsus siis tuli täpselt nagu oli oodatud, ehk intressimäär jäi samal tasemel nagu oli varem, 4,25, 4,50 vahemikus. ja Jerome Powell nagu ikka ütles sedasama, mis ta on varem öelnud, ehk ja mida me kohe ka vaatame, et miks ta niimoodi ütles, et majandus on endiselt tugev ja me näeme, et intressimäär on nagu õigel tasemel, et ei hakka nagu intressimäära ega alandama ega tõstma, ehk ta on hetkel siis heas kohas meil ja siin me näeme, kuidas siis Föderaalreservi intressimäär arenes, nad on juba langetanud tegelikult intressimäära, me näeme siin lausa mitu korda ja nüüd tekkis selline paus. Et mis on selle huvitava graafiku järgi huvitav, on, et me näeme tegelikult viimased kõik sellised nagu intressimäära langetused, siis nendele järgnes majanduslangus, et see hall ala, see on majanduslangus, et siin oli 2000, 2002, 2009 ja siis 2020 ka ja nüüd on ka põhimõtteliselt intressimäär on juba langetatud. aga seekord meil siis majanduslangust ei tule. no muidugi siin on ka vastupidine seos, et siin intressimäära alandatakse kiiresti tegelikult seoses sellega, et tuleb majanduslangus ja siis seda üritatakse turgutada. aga alguses langetatakse ikkagi enne seda, kui majanduslangus tuleb. et nüüd võib olla ka sarnane olukord, natukene alandati ja siis tegelikult järgmine
noh, selline agressiivsem langetus tulebki ainult siis, kui tuleb majanduslangus. kui seda ei tule, ilmselt siis ta võib jääda veel mõneks ajaks ka siin nagu kõrgemal tasemel. kuigi, kui vaatame ootused, mis turg ootab, see on siis nagu Fed fond futuuride kaudu, et me näeme, et siin langus hakkab tulema kuskil siis augustis-septembris, et siis 0% juurde see peaks tulema, siis aasta lõpuks oodatakse veel üks-kaks intressimäära langetust. No vaatame, kuidas hakkab arenema praegu siis Jerome Powell ütles, et majandus on endiselt tugev ja siin me näeme Ameerika skp arengut, et 2 nädalat tagasi meil tuli siis esimese kvartali esimene hinnang SKP-le ja see tuli siis negatiivne, aga juba teiseks kvartaliks me näeme siis näiteks Goldman Sachs prognoosib juba positiivset kasvu ehk jällegi seesama, mis Föderal Reserv ütleb, et majandus on ikkagi nagu tugev. Ja veel üks huvitav graafik, vasakpoolne näitab meil sellist nagu Ameerika äh, energianõudlust, sinine joon, ja siis punane joon on skp Ameerika. ja tegelikult me näeme, et see on tegelikult väga huvitav seos, sest kui on majanduslangus, et tootmised vähem töötavad ja nii edasi, et siis nagu tarbitakse vähem ilmselt energiat. Ja siin me näeme näiteks 2020, kuidas noh, siis majandus üldse jäi seisma, siis energia äh, vajadus langes väga palju, et see on muidugi muutus võrreldes eelmise aastaga, ehk põhimõtteliselt siis ta läks nagu nullist madalamale ja siis tuli majanduslangus. ja siis 2016 tegelikult siis, kui meil oli majanduse aeglustumine, et siis ka me näeme, et selline nagu energianõudlus vähenes. aga kui me vaatame, mis nüüd toimub, tegelikult me näeme, et siin nagu energianõudlus aina suureneb, et noh, kas võib-olla, kas nende andmekeskuste tõttu ka või üldse ongi reaalselt, et siis majandus endiselt on nagu tugev ja seal on ka suurem selline nagu energiavajadus. see graafik ka ei ennusta meil hetkel midagi sellist, et majandus võiks hakata nagu langema. ja kui me vaatame ka, kuidas firmad on siiamaani raporteerinud oma kvartaaltulemused. Siin meil on juba 77% S&P 500 firmadest raporteerinud esimese kvartali tulemused ja siin me näeme, et tegelikult, et see on operatsiooniline kasumakse kohta, trailing 12 months, me näeme, et siis esimeses kvartalis on liikunud rekordkõrgele tasemele ja muidu on siin alates 2009 on olnud meil tõusvas trendis, et firmade kasumidega on kõik okei, operatsiooniline EPS kasv kasumakse kohta, kui kiiresti kasvab, põhimõtteliselt 10% hetkel. ka selline, nagu me näeme, et juba alates 2023 kuskil selline nagu umbes samal tasemel, natukene kiirem, natukene aeglasem kasv meil on. ja kui vaadata operatsioonilised marginaalid, sest see on ka tegelikult üsna heal tasemel, 12,4%, siin viimased kvartalid on isegi kasvanud ja sellisest nagu ajaloo keskmisest, mis on tasemel kuskil 9%, see on tublisti kõrgemal tasemel ja see marginaal on üldse nagu alates siin ka 2009 peale seda kriisi, kui ta jõudis nullini lausa, et muidu on olnud siin ilusas sellises nagu tõusvas trendis. ehk firmad parandavad kasumlikkust, S&P 500 omad endiselt kasvavad, küll natukene aeglases tempos, aga ikkagi kasvavad. ja kasum me näeme, on jõudmas nagu rekordkõrgele tasemele, et põhimõtteliselt firmadel ka läheb hästi. kus võib-olla tulevad sellised nagu nõrgenemise märgid, et siin on huvitav graafik, mis näitab meile, kui palju Ameerikas on nii-öelda nagu avatud töökohti või täitmata töökohti, et põhimõtteliselt kui palju otsitakse töötajaid versus sellega, kui palju töötajaid on ilma tööta ehk töötu inimesi. ja huvitav, et siin nagu
kuni koroonakriisini, et suht palju rohkem oli neid, kes oli töötu, võrreldes sellega, kui palju oli vaba töökohti ja peale koroonakriisi meil on midagi muutunud, noh, kõigepealt tuli väga palju töötu inimesi, aga siis põhimõtteliselt hakkas olema rohkem avamisi kui inimesi, kes otsivad seda tööd. Noh, kuidas seda põhjendada, et mul tekkis selline mõte, et siin paljud jäid tööta ja ilmselt siis, kui hakati tagasi palkama, siis paljud leidsid, et nad saavad ka hakkama ilma selle nagu töökohata, et kas hakkavad midagi seal, ma ei tea, freelance'iga tegema kodust või üldse alustavad enda äriga või midagi sellist, aga ühesõnaga jah, võrreldes selle ajalooga selline nagu muutus on toimunud. aga siin me näeme, et viimaste aastatega tegelikult vabade töökohtade arv on vähenemas, samas viimasel ajal on siin nagu töötude arv on kasvamas. see on natukene nagu murettekitav, samas noh, selliste nagu vahedeni, mis on siin peale 2009 oli, siin on veel kaugelt minna ja tegelikult nad on kuskil punktis sarnases, et siis on vaja edasi jälgida, et põhimõtteliselt me näeme siis, mis juhtub majanduslanguse ajal. hakkab töötus jõudsalt kasvama ja vabade töökohtade arv hakkab kiiresti vähenema, et kui see trend jätkab ja vabade töökohtade arv hakkab vähenema ja töötude arv hakkab kasvama, et põhimõtteliselt see ka siis hakkab signaliseerima sellist nagu majanduslangust. hetkel veel nagu sellist nagu suurt lahklemist neil ei ole, aga samas see on juba ka näitab, et trend on selles suunas liikumas. Veel negatiivseid prognoosid on muidugi firmade kasumite kohta, et noh, me nägime, et hetkel siiamaani on, kõik raporteerivad ilusad tulemused, aga peale sellist nagu liberation date'i, see must graafik meil näitab, et siis, kui Trump avaldas oma tariifid, me näeme, et siis kolmanda ja teise kvartali S&P 500 EPS prognoosid, nad hakkasid nagu langema, ehk siis põhimõtteliselt oodatakse väiksemat kasu, siin meil skaalal on kasv võrreldes eelmise aastaga, et siis ka vaadatakse madalamale kasumit, ehk põhimõtteliselt siis nähakse, et mingid murepilved. Samas, kui vaadata sellist nagu Ameerika PMI, see on siis mitmest PMI indeksitest kokku pandud. PMI-s on siis Purchase Manager selline nagu küsitlus ehk see ongi rohkem küsitakse, et kuidas te näete siis lähitulevikku, kas see hakkab olema parem või halvem ja siin on tase 50 ehk põhimõtteliselt kui nähakse helgemat tulevikku, siis see indeks, see joon meil on siis 50-st kõrgem ja kui oodatakse sellist nagu halvemat tulevikku, siis ta on 50-st madalam. me näeme, et kuidas ta koroona ajal madalamale läinud ja tegelikult siis, kui turg langes 2022, 2022, siis ka tegelikult me näeme, siin oli selline nagu kukkumine sellest BMI indikaatorist. hetkel ta on ka meil langemas, et põhimõtteliselt siis nagu mänedžerid või juhid näevad sellist nagu halvenemist tulevikus. Ja siin tulba taga on siis skp, me näeme, et nende vahel on ka korrelatsioon olemas tegelikult. Ja hetkel põhimõtteliselt siis ka meil üks kvartal oli negatiivne skp kasv, hetkel ta signaliseerib, et põhimõtteliselt nõrgus jätkub. ehk noh, kogu see statistika ja varem oleme saadetes ka tegelikult näinud, et kogu aeg sama lugu hetkel viimasel ajal, et hetkeandmed on tugevad. Federal Reserve ka sellele rõhutab, et ei hakka nagu kiirustama intressimäära langetama, et andmed on tugevad. samas nagu sellised nagu tulevikuprognoosid on juba natukene sellised nagu pessimistlikumad ja mõned andmed on nagu juba nõrgenemas. et see küsimus, kas majanduslangus tuleb või mitte, millal see tuleb, on endiselt meil avatud. Ja siin viimane graafik näitab meil tegelikult sellist nagu seost Ameerika 20-aastase võlakirjade tootluse vahel ehk nende nagu intressimäära vahe ja põhimõtteliselt siin on null. kui see läheb nagu nullist madalamale, tähendab, et siis 2-aastase võlakirja intress on kõrgem kui 10-aastase, mis on nagu siis näitab meil sellist nagu inverteeritud Ameerika riigivõlakirjade intressimäära kõverat.
ja noh, lihtsalt nagu kui vaadata seda graafikut, siis siin ta on tegelikult meil alates aastast 1940 väga pikaajaline ja me näeme iga kord, kui see põhimõtteliselt yield curve läheb meil nullist madalamale ja siis taastub tagasi, me näeme need kohad, et siis need alad, nad on majanduslangused ehk tegelikult see on äh, ülikindel indikaator, majanduslanguse indikaator, et me näeme iga kord, kui ta läks siin nagu nullist madalamale, taastus tagasi, siis tuli majanduslangus. põhimõtteliselt ainuke selline nagu erand meil oli siin 60-ndates, et siin ta korraks läks madalamale, taastus, majanduslangust ei tulnud, siis mõned aastad hiljem veel kord läks madalamale, siis taastus, siis tuli majanduslangus ja kõik ülejäänud korrad ikkagi see toimis. Ja isegi koroona ajal napsti ta nagu läks siin nagu nulli juurde, aga kas taastuma tuli majanduslangus. nüüd ta läks üsna sügavale nagu 80-ndates, 70-ndates, et siin meil oli päris palju, mingi 4 majanduslangust üle äh, 1 kümnendi siin enam-vähem või 2 kümnendi. nii et jah, ta oli üsna sügaval, taastus juba sellest nullist, aga majanduslangus ikka veel ei tule, ehk põhimõtteliselt noh, kas ta peaks kohe varsti tulema või siin areneb mingi selline olukord ka võib-olla, et siis ta jääb siin seisma, siis tuleb teine ints madalamale, siis taastumine, alles siis tuleb majanduslangus, nagu siin 60-ndates, 70-ndates oli. aga jah, hetkel juba noh, see üsna kindel signaal annab meile märku, et majanduslangus on lähedal. ja noh, tegelikult sõltuvalt sellest, et miks me räägime väga palju majanduslangusest siin, kas see tuleb või mitte, üritame erinevate graafikute tabel seda aru saada, et noh, sellest väga palju sõltub, mis juhtub firma kasumitega, mis juhtub indeksiga. et siin ka graafik meil näitab põhimõtteliselt, mis juhtub indeksiga, S&P 500 indeksiga peale seda, kui ta saavutab tipu ja teeb korrektsiooni. ehk see must joon, see on praegune korrektsioon, mis meil oli. Ja siis keskmiselt, kui see on korrektsioon ilma majanduslanguseta, me näeme, et siis toimub korrektsioon, siis hakkab ilusti uuesti taastuma. kui meil on korrektsioon koos majanduslangusega, no siis peale seda korrektsiooni tegelikult turg jätkab edasi langust, see sinine joon. et noh, hetkel oleme jällegi siin kohas, mõni aja pärast peaks olema juba selgem, et siis kas tuleb majanduslangus või ei tule, sellest sõltuvalt tegelikult S&P 500 hakkab edasi käituma, kas ja põhimõtteliselt siis me saame aru, kas see põhi, mis siin oli, tegelikult ta oli üsna madalal juba, et keskmise karuturu põhjani peaaegu jõudnud vahepeal. aga jah, põhimõtteliselt selle graafiku järgi tundub, et varsti me võime aru saada juba, et kas see põhi on siis nagu lõplik ja majanduslangust ei tule, siis hakkamegi siit nagu taastuma edasi ilusti või tulebki majanduslangus ja tegelikult siin indeks võib uuesti minna madalale ja võib-olla testida seda põhja ja võib-olla minna sellest veel madalamale ka. hetkel siis sellised nagu võib öelda erainvestorid on seda põhja välja ostnud ja seda oli näha ka näiteks sellise ühe kõige populaarsema S&P 500 ETF-i sissevooludest, ehk see on Vanguardi S&P 500 ETF, VOO ticker ja nad põhimõtteliselt saavutasid rekordi aprillis 21 miljard voolas sisse sellesse ETF-isse, ehk põhimõtteliselt see langus, mis indeksis oli, ehk seda ETF-i enamasti siis ostavad erainvestorid või sellised nagu passiivsemad, pikaajalisemad fondid võib-olla, et nad kasutasid ära seda langust ehk siis ostsid välja, buy the dip toimus. nii, lähme edasi. Need olid siis sellised üldised majandus uudised meil hetkel, noh, midagi väga uut, kui te mu saadet pidevalt jälgite, ei tulnud, et endiselt sõnum sama, et hetkel ma, nagu ma ütlesin juba mitu korda, et hetkel majandusnäitajad ikka tugevad. Jerome Powell ka seda ütles, aga tuleviku kohta on juba sellised nagu murepilved on, aga jällegi ei ole arusaadav, kas hakkab saadama või ei hakka. peame siin pingsalt ikkagi jälgima ja eks me siin saade raames märkame küll, et kui, kas tuleb majanduslangus või ei tule, siis mis indeks hakkab tegema meil ja kuidas sellest võib siis ka kasu saada. nii,
lähme edasi ja vaatame siin huvitavat küsimust, mis tuli eelmise video all. et siin küsitakse, et oma videos oled päris palju toetanud Guru Fox evolutsioonitabelile või siis graafikule. kas sa oled backtestinud, kui korrektne Guru Fox evolutsioonigraafik on või kui kindel selles saab olla, et aktsia ka päriselt üle või alahinnatud selle järgi on? et väga hea küsimus, ma arvan, et see on tekkinud päris paljudel tegelikult, sest jah, ma siin seda Guru Fox evaluatsioonimudeli suht tihti näitan ja tegelikult noh, tuginen natukene ka sellele, kuigi see ei ole selline nagu ainuke asi, mille järgi ma teen oma investeerimis- või kauplemisotsuse. Ähm, aga alustame võib-ollagi sellest, et mis see Guru Fokuse graafik või evolutsioon on. ehk põhimõtteliselt noh, nagu nimi ütleb, et ta näitab meil sellist nagu õiglast väärtust, mis võiks olla ja siis ta näitab selliseid nagu ülehinnatud ja alahinnatud tsoonid. ja kuidas nad seda arutavad, põhimõtteliselt nad vaatavad sellised nagu ajaloolised korrelatsioonid siis selle aktsiahinna ja peamiste ärinäitajate vahel sellised nagu käibe, kasum, rahavoog, book value ja nii edasi. ja siis põhimõtteliselt nad vaatavad, mis meetrikutel on siis nagu suurem korrelatsioon aktsia hinnaga ja siis põhimõtteliselt läbi selle arvutatakse siis sellist nagu ajaloolist hinnangu. ja siis põhimõtteliselt kasutades ka analüütikute prognoosid ja kasutades seda mineviku korrelatsiooni, ehk siis ehitatakse sellist nagu tulevikuprognoosi, et mis see tuleviku hinnang võib olla. noh, siin võib-olla valem ei ole välja toodud, aga selle kirjelduse lugedes tundub, et siis nagu iga firma kohta see võib olla natukene erinevalt arvutatud. jah, noh, vaadates seda Guru Fox evolutsiooni koos teiste evolutsioonimeetrikutega, saab öelda, et noh, tõesti ta nagu, kui vaja sellist nagu lihtsat hinnangut aktsia hinnale saada, siis tegelikult ta annab sellist nagu kiirülevaadet. et tavaliselt, kui ma näen, et siin on meil näiteks Uberi graafik, et kui tavaliselt hind on ülehinnatud, siis seda on näha ka tegelikult price to sales, price to earnings näitajatest juba ja kui ta on alahinnatud, siis samamoodi või siis mingid teised Peter Lynch value ja nii edasi. ja tegelikult niimoodi ma seda kasutangi, ehk põhimõtteliselt ma vaatan seda, ma võrdlen seda teiste evaluatsiooni meetoditega ja põhimõtteliselt ainuüksi sellest ma ei lähtu, ei kauplemises ega investeerimises, ei ole ühtegi sellist nagu indikaatorit, millest ma nagu ainuüksi lähtuks, et mulle meeldib saada sellist nagu 3D või 4D pildi, et erinevat pidi vaadata erinevate indikaatorite kaudu ja siis põhimõtteliselt teha otsuse. ehk põhimõtteliselt jah, selline väga kasulik kiire ülevaade firma evaluatsioonile, ma tuginen sellele, usaldan seda nii palju, kui saab usaldada, aga ainult sellest nagu otsuse ei tee. ja oli hea ka küsimus, et kas ma olen seda backtest inud ja siis ma vaatasin nagu, leidsin kaks sellist nagu head case'i kus ma olen teinud screenshot'i või videot sellest GuruFox evaluatsioonimudelist ja mis sellest sai ja tegelikult mõlemad on ka moraalsed investeeringud. üks on suurem, üks on väiksem ja alustame siis sellest nagu, ma arvan, et üks mu kõige ebaõnnestunumad investeering, õnneks ma panin sinna väga vähe, umbes $300 ja põhimõtteliselt reedel sulgesin seda positsiooni, seal jäi alles, ma ei mäleta, mingi $17 või midagi sellist. aga ühesõnaga jah, see on hea näide ka, et seda Guru Fox evolutsiooni võib-olla ei tohi nagu pimesi usaldada. ühesõnaga, see case on meil siis Medifasti aktsiaga, siin on kuine graafik, siin on nädalane graafik. me näeme, et kuise graafiku järgi siin oli ilus tõusev trend, oli siis 2021 lõpp, 2022 algus ja siin on aktsia teinud korrektsiooni ja ma vaatasin seda tehniliselt siis, kas siin nädalasel graafikul ka selline ilus topeltpõhi, et kas see võiks olla huvitav aktsia investeerimiseks. ja siis, kui ma vaatasin fundamentaalselt näitajat, noh siis oli näha, et tegelikult tal käibe kasvas, kasum kasvas
ja prognoosid olid ka üle head ja siis Guru Fox evaluatsioonimudel näitas meil tegelikult, et aktsia on oluliselt allahinnatud. Ja tegelikult siin ennustati ka veel nagu üsna tugevat kasvu ja muidugi vaadates ka seda tehnilist pildi, seda korrektsiooni tundus olevat nagu hea äh, selline nagu investeerimisidee. Mis selle aktsiaga juhtus? Noh, me näeme, siin oli see koht, kus põhimõtteliselt ma investeerisingi sellesse, et mis peale seda juhtus, sirgjooneliselt läks madalamale. Ja hetkel toona oli siis hind seal $200 juures, nüüd on $12 juures. Miks selline asi juhtus? Kui me vaatame rahavood, me näeme, et põhimõtteliselt siin firmal käibekasum suurenes, sellest tuli see varasem aktsia hinna kasv, aga midagi on neil siis äriga juhtunud ja käibe hakkaski langema, et 2 järgmist aastat põhimõtteliselt me näeme, käibe langes rohkem kui 2 korda, kasum praktiliselt kadus. Ja sellele põhimõtteliselt see aktsiahind reageeris. Põhimõtteliselt ta langes väga palju ja kuidas täna näeb siis Medifasti Guru Foxa graafik, tegelikult nad arvutasid ka seda ümber, et me näeme, et siin juba ajaloos see ei näe enam välja siin nagu alahinnatud või see oli see koht siin, et põhimõtteliselt siin ta oli allahinnatud, siin olid need jooned joonistatud ja kuidas see mudel näeb välja nüüd, tegelikult nüüd on ka significantly other value'd oluliselt allahinnatud, aga võrreldes nagu nende tipphindadega, mis oli varem, jah, me näeme, et kuidas see võib nagu muutuda ja noh, võib-olla siis tol hetkel tõesti vaadates need mineviku näitajad, ta oligi nagu võrreldes mineviku alahinnatud, aga mis on oluline aktsia hinna jaoks, et see, mis juhtub tegelikult tema äh, näitajatega tulevikus, et kui käibekasum jätkavad äh, kasvu või langust, et sellest sõltub, mis tegelikult saab aktsia hinnast. ja no eks siis nagu selle Guru Foxa mudelile hetkel ta võib anda nagu sulle võib-olla üsna hea hinnangu, kas on alla või ülehinnatud, aga võrreldes tulevikuga sa pead ise nagu vaatama, et noh, kõik sõltub sellest, et kas, mis juhtub näitajatega, et kui nad hakkavad halvenema, käibekasum väheneb, siis tegelikult aktsia hind ka langeb, kui nad jätkavad tõusu või jäävad samal tasemel ja hind on siis Guru-Foxa mudeli järgi allahinnatud, siis ta võibki ilusti taastuda. Ja siis teine näide on nagu vastupidine ja siin ma tegin natukene suurema investeeringu oma pensiooni investeerimisportfellis olen ostnud, sinna ma ostsin juba, kui ma ei eksi, 2 000 euro eest või midagi sellist või 1500. ühesõnaga võrreldes Medifastiga, et noh, see on teist tüüpi firma, et Medifast on selline väike, oli rohkem selline nagu spekulatiivne tehing ka. Aga Metaga, noh, Meta on palju suurem, palju tuntum ettevõte ja Metaga oli ka tegelikult, siin me näeme siis, kuidas nägi välja siis Guru Foxi graafik. See oli siis 2023 alguses, jaanuar, et siis ma tegin ka siis videot selle kohta ja põhimõtteliselt peale seda videot ma ostsingi Meta oma pensioni investeerimisportfelli. Põhimõtteliselt tehes seda videot, analüüsides seda, ma nägin, et siis graafikul näidati, et ta on väga palju allahinnatud, aga siin ka teised näitajad põhimõtteliselt kinnitasid seda, et siin on näha P ratio oli Metal 11,5, tulevane natukene halvem pidi olema 15, aga ikkagi sellise nagu kasvava kasumliku Magnificent Seven aktsia kohta sellised näitajad, et tihti ei näe. ja noh, siin lubati veel ka käibekasvu 10% tol ajal ja noh, siin väga palju selliseid nagu valuatsioonimudeleid, ka seda Peter Lynch value, DCF standardne, et nad põhimõtteliselt me näeme, et siin väga paljude mudelite järgi ta oli allahinnatud. Ja muidugi Meta jätkas oma käibekasvu, kasum ilusti taastus ja põhimõtteliselt me näeme, et siin minevik ei olnud nii palju nagu üle arvutatud, ehk see oli nagu allahinnatud. ta jäi ka siin ja põhimõtteliselt see ostukoht, mis siin oli üsnagi hea. Ja hetkel ta ongi liikunud siis tagasi oma õiglase väärtuse juurde ja siis nüüd läks isegi
mingi hetk siin muutus väga ülehinnatuks ja siis tegigi nüüd suurema korrektsiooni. nii et jah, ka selline siis nagu case. Siin võis siis nagu seda rohkem usaldada, seda tulevikku, aga see jällegi sõltub siis rohkem just sellest aktsiast, nii et äh, lõppkokkuvõttes Guru Fox on üsna hea selline nagu kiirhinnangu mudel, et selle järgi saab kiiresti aru, kas on üle-allahinnatud, aga see on siis nagu hetkel ja võrreldes minevikuga, võrreldes tulevikuga et see kõik sõltub siis, kas need prognoosid, mis analüütikutel on, realiseeruvad või mitte. Ja siin võib kasutadagi siis nagu teised valuatsioonimudelid, võib-olla siis rohkem uurida firma kohta ja muidugi kasutada ka kasvõi stopid, et positsioonist väljuda, kui läheb teie vastu nagu Medifastinga või siis kasutada sellist diversifitseerimist ja just nagu arvestades seda, et sellised nagu väiksemad firmad, millel kasvab kiiresti käibe, neil võib ka sama kiiresti hakata kahanema. Et siis diferentseerimises arvestada ka sellega et mitte liiga palju selliste nagu väiksete firmadesse, võib-olla siis Magnificent Seven ongi nagu ka indeksis nad on ülekaaluliselt nagu mahuliselt, et siis enda portfellisse võiks ka niimoodi vaadata, et rohkem usaldada sellist nagu soliidseid firmasid. okei, nüüd teil on rohkem infot selle Guru-Foxi evolutsioonimudeli järgi ka minu isikliku näidetel, et kuidas see on nagu ajaloos toimunud ja hakkame seda siis selle pilguga ka edasi vaatama ja nüüd vaatamegi siin mõned kvartaaltulemused ja vaatame, mis meil ka Guru-Fox evolutsioonimudel ütleb nende aktsiate kohta, mis me hakkame siin vaatama. ja alustame siis Palantiiri aktsia kvartaaltulemusega, et Palantir meil siin raporteeris kvartaaltulemuse, aktsia oli muidu kauplemas seal +3 juures nii päevasel kui ka nädalasel graafikul ja peale kvartaaltulemust siin toimus korrektsioon libiseva keskmise juurde, tundub lihtsalt, et see oli 12% kukkumine, siin graafikul muidugi ei ole seda näha, et Palantir on üsna äh, volatiilne aktsia meil ja tulemused, mis tulid, olid siis käive oli parem, kui analüütikud ootasid, kasum aktsia kohta isegi vastas analüütikute ootustele. käibe siis kasvas peaaegu 40% võrreldes eelmise aastaga, kusjuures nii-öelda nagu commercial revenue kasvas 71% ja valitsuse revenue kasvas 45%. Ja siis Palantir andis ka hea prognoosi, et järgmiseks kvartaliks, et parema prognoosi kui analüütikud hetkel ennustasid. vaadates siin graafiliselt kvartaalselt, me näeme rekordkvartal, et väga ilus kasv siin kvartaalselt, kasum tuli väga ilus ka, siin me näeme, kasum kasvab, eelmine kvartal oli väike indeks madalamale, aga siin ilusti taastus vaadates TTM, trailing 12 months numbrid, siin me ka näeme ilus kasv käibes, kasumis, põhimõtteliselt kasumlik, kasvav, hea kasvuga annab head prognoosid. ja muidugi, kui me vaatame siis seda valuatsiooni, siis mis me näeme, et P-ratio 512, forward P-ratio 160, sellised nagu ulmelised näitajad ja price to sales ratio on peaaegu 90, noh, siin on nende näitajate järgi on näha, et ta peab kas 2-3 korda kiiremini kasvama, kui ta kasvab, või ta on ülehinnatud ja siin meil Guru Fox evolutsioonimudel ütlebki meile, et ta on oluliselt ülehinnatud, tegelikult me näeme siin sellest mudelist ta läks üle kõrgele. et noh, mis siin peaks juhtuma tegelikult, kas ta tulebki siia tagasi või siis prognoosid vaadatakse üle ja siis pärast joonitatakse meil need kanalid niimoodi ja siis hind siin konsolideerib natukene, jõuab nende kanalite juurde ja siis hakkab uuesti tõusma. Et jah, siis üsna hea tulemus, aga siis see hea aktsia maksab väga krõbedat hinda hetkel. ja gurud, mis teevad gurud, siin ma tõin ka graafiku, et nad ostsid siin varem, siis kui hind oli madalal ja selle tõusuga siin juba osaliselt hakatakse väljuma, et varsti saame esimese kvartali kohta ka
andmed, et siis on huvitav vaadata, et mis kulud tegid Palantiiriga. aga võib juhtuda ka see, et tegelikult noh, see reaktsioon tulemustele meil näitab ka seda, et mis võib juhtuda, et aktsia hind on juba väga palju tõusnud ja siis ta hakkabki siin tasemel, et edasi kõrgele väga palju ei lähe, madalale ka võib-olla ei lähe, et siis jääb siin kanalis kauplema, kuni siis tulemused jõuavad selle tasemeni, mida hind hetkel eeldab, või siis hind mingi hetk teebki suurema korrektsiooni, eriti kui tuleb majanduslangus, et siis Palantir võib päris suure korrektsiooni teha. Palantir mul on ka kauplemisidеeks selleks nädalaks lühiajaliseks, et vaatame seda veel täpsemini aktsiate tehnilise analüüsi plokis. Järgmine aktsia meil on Hims and Hers Health. et siin ma eelmistes saadetes näitasin, kuidas ma kauplesin seda tõusu enne kvartaaltulemust. Kvartaaltulemus tuli ka päris hea. kasum tuli parem, kui analüütikud ootasid, käibe tuli parem, kui analüütikud ootasid, käibe kasvas lausa 110% võrreldes eelmise aastaga, et väga kiire kasv. Aktsia hind reageeris enne kvartaaltulemust, ta on juba tõusnud ja siis peale kvartaaltulemust tõusis veel 18% järgmistel päevadel ka natukene veel tõusnud. Nad andsid natukene väiksema prognoosi teiseks kvartaliks, aga mis siin on huvitav, et siis andsid ka, ütlesid, et on kindel nagu oma pikaajalises kasvus ja andsid ka põhimõtteliselt prognoosi aastaks 2030 ehk põhimõtteliselt miinimum nad ootavad käibet siis 6,5 miljardit ja EBITDA on umbes 1,3 miljardit. Hetkel siis viimases kvartalis me näeme, et siin käibe peaaegu 600 miljonit juba oli ka, käibe ilusti kasvab iga kvartal. ta on juba kasumlik, kasum kasvab ja vaadates TTM hetkel meil on siis umbes 1,8 miljardit ja siis 5 aasta pärast see peaks kasvama rohkem kui 3 korda meil siis 6 kuni 5, et see on miinimum ka, et siis võib-olla kasvab 4 korda. et jah, kui tõesti tal käibekasum kasvavad siis 4 korda, EBITDA hetkel on siis kuskil siin üldse 150 ja peaks olema 1,3 miljardit, ehk põhimõtteliselt 10 korda peaks EBITDA kasvama kasumlikkus. et selline nagu pikaajaliselt vaadates nende enda prognoosis, see tundub olevat huvitav, selline nagu kasvulugu. muidugi, mis hinnaga seda osta, et mis hind hetkel on, P ratio 75, tulevane 54 ja vaadates Guru Foxi valuatsioonimudeli, siin ta ütleb meile, et oleme oluliselt ülehinnatud. tegelikult noh, me näeme, et siin prognoos on endiselt nagu kasv, aga vahepeal ta oli veel palju rohkem ülehinnatud, et nüüd tegelikult natukene vähem, aga ikkagi. et siin võib-olla siis tasub ära oodata mingit korrektsiooni, et saaks seda siis odavamini osta. Institutsionaalsed investorid, mis on huvitav, et siin on näha, et tegelikult institutsionaalsed investorid suurendavad oma osalust ja enne seda suurt tõusu, et põhimõtteliselt see tõus võib-olla oligi põhjustatud sellega, et siin institutsionaalsed investorid kasvatasid oma äh, ostud ja siis põhimõtteliselt see jäi samal tasemel neil, et kui hind siin tegi suurema korrektsiooni ja seetõttu võib-olla ta taastuski meil siin ka kiiresti. järgmine kvartaal tulemus meil on Celsius Holding. Celsius Holding siis selline nagu energiajookide tootja. tema raporteeris tulemused, mis olid halvemad, kui analüütikud ootasid. me näeme siin käibe, kasum, mõlemad tulid halvem kui analüütikud ootused. ja aktsiahind sellest sõltumata alguses küll veidi langes, aga reageeris suht positiivselt, et sulges +5% ja tegelikult tehniliselt siin tekkis väga hea ostukoht, et ma olen seda aktsiat isegi ostnud, et näitan täna jällegi selles aktsiate tehnilise analüüsi plokis täpsemini, et mis ma tegin ja mis ma siin nagu järgmisena ootan. vaadates tulemused, me näeme, et siin võrreldes
eelmise kvartaliga väike langus oli käibes, aga samas tuli ka kasum. muidu siin kvartaalselt näha ilusti kasvasime ja siis 3 kvartalit tagasi toimus selline nagu suurem käibelangus ja nüüd ta on vaikselt siin uuesti taastumas. Äh, Vaadates TTM numbrit trailing 12 months, siin on paremini näha seda sujuvamini, et kui ilus kasv oli varem ja põhimõtteliselt siis hakkas väike aeglustumine, et siis käibe vähenes, kasum natukene vähenes ja noh, siit me näeme, et siis miks aktsia hind kauples kunagi $100 juures ja on kukkunud vahepeal $25 juurde. põhimõtteliselt selle aeglustumise tõttu. Nüüd aga võib olla, et me näeme, et siin viimasel kvartalitel tegelikult mingi taastumine on toimumas, kasum tuli tagasi, et siis võib olla selline nagu kasv ikkagi siin võiks jätkuda. tegelikult siin prognoosid, jällegi Guru Fox evolutsioonimudel meil näitab hetkel, et prognooside järgi kasv peaks nagu jätkuma ja hetkel siis, kui see jätkub, siis tegelikult hind on oluliselt allahinnatud hetkel vaadates peer ratio't hetkel 117 on muidugi suur, aga forward peer ratio on juba 30, eks peaks nagu kiiresti paranema. nii et jah, kui siin tegelikult käibekasum jätkavad paranemist, siis see oluliselt allahinnatud võibki olla oluliselt allahinnatuks, aga kui tegelikult noh, need energiajoogid keegi ei hakka enam ostma ja siis neil käibekasum jätkavad langust, siis tegelikult võib juhtuda sama, mis Medifastiga, et siis hind võib minna veelgi madalamale ja siis pärast arvutatakse seda mudelit ka näidatakse, et siis nii suurt kasu enam tulevikus ei ole. Nii, järgmine kvartal tulemus Supermicrocomputer. Üsna halb tulemus tuli. Kasum aktsia kohta 10 sendi halvem, kui analüütikud ootasid, käibe tuli halvem, kui analüütikud ootasid. kuigi käibe kasvas peaaegu 20% võrreldes eelmise aastaga, aga analüütikud ootasid 5 miljardit, aga tuli 4,6. ja põhimõtteliselt ka järgmiseks kvartaliks andsid halvema prognoosi, et siis põhimõtteliselt tuleb halvem, natukene väiksem kasum võrreldes analüütikute ootustega ja siis terveks finantsaastaks ka andsid natukene halvema prognoosi. aktsia hind siin viimasel ajal on konsolideerinud, natukene reageeris väikse langusega, –1%, aga jäi siin konsolideerima. põhimõtteliselt nad juba enne kvartaaltulemust siin andsid teada, et mis kvartaaltulemus tuleb nii-öelda nagu äh, esmase hinnangu andsid. Inglise keeles on preliminary results, mis võib juhtuda, et siin ta reageeris küll langusega, et need kvartaaltulemused ei olnud juba nii suur üllatus turu jaoks ja seetõttu pole hind siin juba nii palju ei reageerinud. Vaadates kvartaalselt me näeme, et tegelikult võrreldes eelmise kvartaliga on olnud suurem käibelangus. et 2 kvartalit tagasi oli saavutatud tipp ja siis käibe hakkas langema, kasum on langenud, ta ei ole väga suure kasumlikkusega firma, me näeme, et sellest käibest ta saab väga vähe kasumit kätte, nii et selline nagu kiirkäibelangus võib kiiresti teda ka kahjumlikuks kukkutada. vaadates TTM numbrit, siin on ikkagi veel natukene kasvu on. ja peer ratio't hetkel 17, tulevane 10, ehk siis oodatakse tegelikult, et kasumlikkus peaks taastuma, kui ta taastub, siis tegelikult forward peer ratio 10, see on üsna nagu juba hea, kui ta jätkab oma kasvu. Guru Fox evolutsioonimudel hetkel ütlebki, et ta on veidi allahinnatud ja siin prognooside järgi peaks ka käibekasum ikkagi kasvama ja kui nad kasvavad, siis tegelikult me näeme, et ta võibki olla tegelikult allahinnatud. ma mäletan, kui me vaatasime SMC-d siin, et siis meil ei olnud veel seda osa ja siis me nägime ka Guru Foxi graafiku järgi, kuigi ta ennustas ka tulevikus kasvu, siis me nägime, et ajutiselt SMC oli väga palju ülehinnatud võrreldes selle Guru Foxi evolutsioonimudeliga, siis ma ka ütlesin, et noh, kuidagi liiga palju, et vaevalt ta niimoodi palju kukub, et võib-olla siis jääb ootama, kuni fundamentaal jõuab, aga me näeme, et siin selline suurem korrektsioon tulnud. nii et ma ei imesta, et kui Palantiris midagi sarnast toimub ka. et me näeme, et siin see mudel toimis üsna hästi selle ülehinnatud
koha juures. Järgmine kvartal tulemus AMD tuli ka üsna hea võrreldes analüütikud ootustega, et kasum oli parem kui analüütikud ootasid, käibe oli parem kui analüütikud ootasid ja kasvas 36% võrreldes eelmise aastaga. Andmekeskuste käibe kasvas lausa 57%. Klient gaming kasvas veidi aeglasemini, 28%. Ja prognoodi nad andsid teiseks kvartaliks umbes sama nagu analüütikud ootasid, et siin mingit üllatust nagu ei olnud. Aktsia hind reageeris väikse tõusuga, käis edasi-tagasi, lõpuks sulges päeva siin +2%. Visuaalselt me näeme, et võrreldes eelmise kvartaliga väike langus võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta, see on siin, siis meil on siin tubli tõus nii käibes kui ka kasumis. Üldiselt vaadates TTM numbrit, me näeme, et siin oli väike aeglustumine, aga sellest hetkest alates, 2023 alates käibe siin vaikselt tõuseb ja kasumlikkus hakkas ilusti taastuma. Tulevikuks oodatakse veelgi edasist kasumi taastumist, et hetkel P-ratio 75 ja tulevane on juba 17. Guru Fox evaluatsioonimudeli järgi me näeme, et või mitte oluliselt, vaid modestly, noh, niimoodi nagu allahinnatud, veidi allahinnatud, kuigi siin graafiku järgi võib öelda, et natukene rohkem kui veidi. Et suht hea hinnang tegelikult, noh, kui usute, et AMD jätkab kasumi käibekasvu, tegelikult siis hetkel Guru Fox evaluatsioonimudeli järgi võib olla hea ostukoht. me näeme, et siin varem tegelikult ta toimis üsna hästi, andis sellist alahinnatud, ülehinnatud kohad, üsna hästi tabas tegelikult see mudel. Uber on järgmine kvartal tulemus, mis me vaatame. Uber raporteeris siis kasumi palju parema kui analüütikud ootasid, aga käibe tuli sama nagu analüütikud ootasid. Käibe kasvas peaaegu 14% võrreldes eelmise aastaga. Ja mis siin veel huvitavad, et põhimõtteliselt siis järgmiseks kvartaliks ka lubatakse edasist kasvu 16–20% ja kasum peaks kasvama 29–35%, et veelgi kiiremini. Üsna hea tulemus, üsna hea prognoos, me näeme siin kvartaalselt võrreldes eelmise kvartaliga natukene väiksem käibekasum, siin oli muidu erakorraline kasum, aga üldiselt me näeme, et trend on ülespoole, TTM, siin on eriti hästi näha, kuidas meil siis käibe ja kasum ja ilusti kasvavad, ehk selline kasumlik kasvav globaalne ettevõte. P-ratio hetkel 14, noh, see on tänu selle erakorralisele kasumile, ilma selleta ta oleks suurem. Forward P-ratio siin juba näitab natukene paremat seda pilti, et 24. Ehk noh, ta ei ole väga kiiresti kasvav, seega võib-olla see tulevane 24 natukene kõrge ja siin meil see Guru Fox evaluatsioonimudel ka seda ütleb, et modestly overvalued, et veidi ülehinnatud hetkel on. Nii, ja oli see meil viimane kvartaal tulemus, siis Novo Nordiski pool. Et eelmine nädal me vaatasime Eli Lilli ja see nädal vaatame, mis meil raporteeris Novo Nordisk. Et Novo Nordiski tulemus oli ka üsna okei, et kasum oli parem kui analüütikud ootasid, käibe natukene parem kui analüütikud ootasid. Me näeme siin kvartaalselt muidugi ilus trend, et võrreldes eelmise kvartaliga, mis oli siin rekordkvartal, käibe natukene vähenes. Samas EBITDA kasum tulid isegi paremad. Vaadates TTM trailing 12 months, no siin on väga hea kasv. Käibes kasumis me näeme, kui palju kasumit nad teevad sellest käibest ehk marginaalsus on ülihea. Vaadates valuatsioonimeetrikut, price to earnings, siin on üsna hea näit juba, et 19,5 on praegune ja tulevane on 14-st madalam. Et sellise kasumliku, tublisti kasumliku kasvava ettevõtte poolt. Ja me vaatasime siin ühes eelmises saades ka seda nagu kaalu langetamise ravimite turgu, mis peaks ka tegelikult kasvama veel tulevikus. Ehk
selline nagu nõudlus nende ravimite kohta võib olla endiselt tulevikus tugev, ehk nende käibekasv võivad jätkata kasvu. siin me näeme ka Guru Foxi evolutsioonimudeli järgi, et prognoosid siin ka viitavad tõusule ja vaadates need hetkel evolutsioonid, siis ka Guru Foxi mudel hetkel ütleb, et Novo Nordiski aktsia on oluliselt allahinnatud. Ja põhimõtteliselt jah, kui ta jätkabki tõusu, ütleme pikaajalises perspektiivis, et kui hakatakse rohkem seda langetamis ravimit müüma, kui selle vastu tuleb rohkem nõudlus või kui leitakse veel mingid uued asjad, mida saab seda nende ravimiga äh, ravida, siis tegelikult hetkel võib olla üsna huvitav selline nagu ostukoht, et mina ise nüüd vaadates seda natukene siin nädalavahetusel rääkisin oma õega, kes on farmatseut ka, rääkis, kuidas inimestel hetkel ongi siis selle insuliiniga probleemid aina rohkem tekivad, et siis jõudsime ka temaga rääkides sellele nagu arusaamisele, et tulevikus nõudlus Novo Nordiski ravimite vastu pigem nagu kasvab. Ja siis põhimõtteliselt ma andsin juba talle soovituse, et ta mul aeg-ajalt siis toob sellised nagu oste, et mis järgmine aktsia, mis tema hakkab oma portfellis ostma, on siis Novo Nordisk. Ja mina mõnes oma portfellis siis ka hakkan seda lisama, et siin tundub olevat võib-olla pigem nagu metaolukord kui Medifast, aga noh, eks tulevikku keegi ei tea, ikkagi tuleb diversifitseerida, kõik munad ühte korvi ei pane. aga jah, see tundub olevat hetkel üsna huvitav selline nagu investeerimisidee, et paremaks sisenemiskohaks muidugi siin me näeme, et siin aktsia on olnud üsna pikas langustrendis, et tegelikult siin on vaja ära oodata, millal hakkavad tegema kõrgemad põhjad, kõrgemad tipud päevasel nädalasel graafikul, et olla absoluutselt kindel, et see langustrend lõppes, sest me võime saada ka veel madalamal hinnal seda. aga niimoodi nagu fundamentaalselt ja pikaajalist perspektiivi vaadates tundub juba üsna huvitav. Okei, lähme edasi, vaatame, mis meid ootab ees see nädal. et see nädal meil tuleb palju inflatsiooniinfot. siin teisipäeval meil tuleb CPI andmed, Consumer Price Index, tarbijate inflatsioon ja siis neljapäeval meil tuleb retail sales, jaemüügi andmed ja muidugi ka nii initial jobless claims, et seda siis me jälgime, et kui hakkab rohkem töötuid tekkima, et see on ka siis meil hakkab olema üks esimestest signaalidest, et majandus on nõrgenemas ja majanduslangus võib algata. Ja siis järgmine inflatsiooni andmepunkt on siis PPI, Producer Price Index, tootjate inflatsioon ehk siis jah, retail sales ja inflatsioon on peamised järgmiseks nädalaks. ja siis mõned kvartaaltulemused, et suuremad on juba huvitavamad raporteerinud, siin on mõned veel. see nädal, sellest, mis ma jälgin, esmaspäeval Monday.com, neile meeldib esmaspäeviti tulemused raporteerima enne turu avamist. Siis siin teisipäeval enne turaamist üks selline huvitav uus jalatsite rõivaste tootja On Holding raporteerib kvartaaltulemused. Siis nendest, mis ma jälgin veel, Dynatrace kolmapäeval enne turu avamist, Next Trade Tracker peale turu sulgemist. siin üks värske IPO, CoreWave, mida me siin ka saades vaatasime, arutasime, et tema raporteerib oma esimese kvartaaltulemuse peale börsitulekut, et huvitav vaadata, mis sealt tuleb, kuidas nõudlus andmekeskuste tehisintellekti vastu on. et see firma hakkabki olema see näitaja, kuna ta rendib need andmekeskused. ja siis neljapäeval Alibaba enne turu avamist, John Deere raporteerivad kvartaaltulemused ja rohkem selliseid nagu huvitavaid, mis mina jälgin, ei ole, aga muidu me näeme, et siin päris palju firmasid ikka veel raporteerib, et vähem tunduid lihtsalt. mõned kvartaaltulemused, ma arvan, et me saame siis ka järgmises saates üle vaadata midagi huvitavat, mis tuleb.
Nii, lähme saada teise osa juurde, kus me rohkem vaatame siis sellist nagu tehnilist, lühimaajalisemat pilti nädalast, päevast, tunnist graafikut ja alustame nädalasest graafikutest, nädalastest indeksite graafikutest siis. Võrreldes eelmise nädalaga meil suurt muutust ei olnud, et me näeme, et siin S&P 500 langes 0,5%, Russell 0,16% tõusis ja me näeme, et eelmine nädal käis natukene edasi-tagasi ja jäi seisma ikkagi selles samas tsoonis 20 ja 50 nädalase libiseva keskmise juures. Force Index jäi samal tasemel. Põhimõtteliselt siis toimus põrge vastu neid libisevaid keskmiseid ja nüüd meil tekkis paus. Põhimõtteliselt siis turg konsolideerib ja mõtleb, mida edasi teha, kas edasi jätkata tõusu, majanduslangust ei tule või ikkagi majanduslangus tuleb ja siis konsolideeritakse natukene ja lähme uuesti madalamale. See hakkab olema siis selline nagu oluline madalam tipp. Me näeme, et siin Russellis tegelikult neid on juba olnud üsna mitu, et siin ka võib olla järjekordne, kui see tekib. Aga Russell ei ole veel põrganud oma selle 22 ja 50 nädalase libiseva keskmise juurde. Põhimõtteliselt, kui ta ei saa, see on ka nõrkuse märk, et põhimõtteliselt S&P sai, väiksemad firmad ei saanud. Siin me näeme tegelikult ka nõrkus juba ka Force indeksis, et ei ole veel plussi jõudnud. S&P 500 on juba siin 2 nädalat plussis olnud, aga selle taastumisega Russell ei ole oma Force indeksi jõudnud plussi panna ja ongi nõrgem, et siis hetkel veidi vähem taastunud. Väiksemad firmad kui siis suuremad firmad, mis on S&P 500 indeksis. Vaadates päevast graafikut, noh, me näeme põhimõtteliselt eelmise nädala liikumine edasi-tagasi siin 200-päevase libiseva keskmise juures. Põhimõtteliselt, nagu ma eelmises saates ütlesin, et meil on vaja aru saada, kas see hakkab nüüd olema vastupanu või toetuse. ja me see nädal ei olegi saanud seda vastust, ehk kauplesime selle ümber, ei kinnitanud nagu vastupanu, ei läinud vastu seda, ei hakanud langema ja ei kinnitanud nagu, et toetused läks sellest kõrgemale, testis ja siis läks uuesti kõrgemale. Et siis ühtegi või teist arengut ei olnud, jäigi siin konsolideerima, ehk põhimõtteliselt siis turg hetkel ise otsib vastust, võib öelda, et mis suunas nüüd sellest libisevast keskmist minna. Force Index on siin endiselt positiivne ja vaadates Russelli, siin Russelli jaoks, Russell ei ole veel oma 200-päevase libiseva keskmiseni jõudnud, ka on nagu nõrgem, nagu me just arutasime nädalasel graafikul. aga tema kaupleb oma 50-päevase libiseva keskmise juures, tundub, et see on tema jaoks hetkel selline nagu vastupanu toetustase, et ta üritab nagu aru saada, kumb on. ja siin ka Force Index hetkel veel sellist nagu nõrgenemist ei näita. Ehk põhimõtteliselt põrge, suurem põrge on toimunud ja nüüd turud on konsolideerimas ja otsivad siis suunda, et mis edasi saab, et kas taastume edasi või siis ikkagi hakkame järgmise korrektsiooni tegema. noh, üritame, vaatame siis nüüd turuindikaatorid, üritame aru saada ja siis lähme TradingView juurde ja proovime joonistada võimalikud stsenaariumid selleks nädalaks. Kui me vaatame minu turuanalüüsi tabeli, siin me erilist muutust võrreldes eelmise nädalaga ei näe, väike paranemine on toimunud küll, et volatiilsus natukene paranes, me näeme, aga mitte oluliselt. Multivix jäi bullish olekus, rämpsvõlakirjad New High New Low, Industry Group. ma muidugi ei tea hetkel, kas ta on bullish või mitte, sest ma ei ole veel saanud Aleksander Elderilt selle uuenduse, et noh, kuna ma teen siin videot hetkel siis pühapäeval ja see info tuleb pühapäeva hilisõhtul, ma lihtsalt ei ole seda veel kätte saanud. aga ma juba eeldan, et see võib olla juba see nädal bullish olekus ehk juba eelmine nädal ta oli selle lähedal ja kuna see nädal suurt langust ei olnud, et suur tõenäoline, et ta on bullish olekus. S&P pikaajaline jäi neutraalolekus ja yield curve endiselt partly inverted. ehk põhimõtteliselt mul on see nädal ka sama kommentaar, bullish neutral ehk rohkem indikaatorid hakkasid sellist nagu bullish
märku juba näitama. aga samas me teame, vaadates graafikuid, et palju tõusu on juba juhtunud ja volatiilsus tegelikult siin ei taha väga palju enam langeda, et siis võib-olla peale seda tõusu meil ikkagi tuleb mingisugune korrektsioon. vaatame nüüd need indikaatorid eraldi ja vaatame, mis arengut me tahaks neist näha. et esimene on rämpsvõlakirjad. me näeme, rämpsvõlakirjad eelmine nädal ka ei andnud meile olulist vihjet, kauplesid külgsuunas ja S&P 500 peaaegu on jõudnud juba võlakirjade tasemeni, jäi ka külgsuunas kauplema. põhimõtteliselt ma hakkan rämpsvõlakirjad jälgima siis järgmise vihje jaoks, et kui nad hakkavad tõusma, siis S&P 500 võib tõusta. kui nad hakkavad langema, siis ma ootan suurema korrektsiooni S&P 500-s. no me näeme siin tegelikult, kui me võtame sellist nagu äh, joonega graafikut, siin see punane joon, siis me näeme põhja, kõrgem põhja, järgmine tõus ja siis tegelikult siin võib olla, isegi kui tõusev trend jätkub, järgmine lihtsalt põhja ja siis niimoodi ta võib jätkada tõusu. näiteks, siin põhimõtteliselt siis võibki olla järgmine selline nagu korrektsioon selle joonegraafiku järgi tundub. aga jah, selle kinnituseks peaks siis rämpsulekirjad ka hakkama langema. kui nad jäävad samal tasemel, no võib-olla siis S&P 500 jääb ka siin tasemel konsolideerima veel, otsima seda vastust küsimusele, kas kõrgemale või madalamale. Volatiilsus viiks, me näeme veidi langenud võrreldes eelmise nädalaga, aga samas jällegi on siin nagu võib öelda konsolideerimas juba siin tasemel. Bullish oleks muidugi, kui ta läheks veelgi madalamale, 15-st madalamat, see on kõige parem. hetkel ta on ikkagi veel natukene kõrgemal tasemel ja siis, kui see nädal ta hakkab tõusma, siis on suurem tõenäosus korrektsiooniks juba. Positiivne oleks, kui ta jätkaks langust 15 taseme juurde. Bullish percent indeks ka näitab juba sellist nagu rahunemise märke, et nädalasel graafikul me näeme, et natukene tõusis võrreldes eelmise nädalaga ja päevasel graafikul on rohkem näha juba sellist nagu aeglustumist tasemel 70, et 70, 80 ongi tavaliselt need tasemed, kus see võib pidurdada ja hakata juba langema. ehk see nädal siis ma jälgin, ma näen, et ta on juba pidurdanud, S&P jäi seisma ja siis põhimõtteliselt, kui ta hakkab langema, siis ma olen valmis suuremaks korrektsiooniks. kui ta jääb samal tasemel, no siis ilmselt S&P 500 ka võib külgsuunas natukene veel siin 200 päevase libiseva keskmise juurde kaubelda ja bullish oleks, kui bullish percent indeks jätkaks tõusu 80 taseme juurde. no me muidugi näeme, et siin tõusupotentsiaali on natukene, samas languse potentsiaali on natukene juba rohkem. ehk kui indeks ikkagi veel tõuseb, siis see tõus võib-olla ei ole enam nii suur, samas kui võib tekkida langus, siis langus võib olla palju suurem. selline nagu languse potentsiaal tegelikult kõikide stsenaariumi järgi on natukene suurem hetkel tundub. kus me veel näeme aeglustumist New High New Low indeksi poolt, et siin me näeme huvitavat arengut, et turukapitalisatsiooniga kaalutletud uued tipud, uued põhjad, et siin tipud selle ralliga, teise ralliga, mis oli, me näeme, et tipude arv jõudsid juba natukene madalamale tasemele. noh, siin divergents justkui ei tekkinud, sest see tipp on madalam kui see ka, aga siin päeva sees tegelikult siin oli kõrgem tipp S&P 500-l kui see tipp päeva sees. põhimõtteliselt selle järgi meil on siin tekkinud juba divergents. see ka ei viita nagu suurele langusele, aga juba hakkab näitama, et noh, aina vähem aktsiaid teevad uue tipu selle iga järjekordse S&P 500 langusega, seega seal momentum nagu nõrgeneb ja siis me võimegi saada nagu sellist natukene sügavamat korrektsiooni, et siin ma jälgin, mida teevad siis tipud, et kui nad jäävad langust ja jäävad siin madalal tasemel ja põhjad hakkavad tõusma, et siis on turg korrektsiooniks valmis. kui peale sellist väikest nõrgenemist tipud tõesti hakkavad tõusma ja põhjad ikkagi jäävad siin madalal, noh siis võib-olla siin indeks konsolideerib ja siis üritab veel kõrgemale minna. siin tükiliselt vaadates tipud põhjad üsna sarnane pilt, kuigi siin me natukene rohkem juba näeme, et põhjade arv hakkab natukene rohkem kasvama, aga tippudest me ka siin näeme siis divergentsi ja hetkel on siis tippude arv on vähenemas meil reedel.
et siis vaatame, kui see jätkab, see trend, siis võib tulla suurem korrektsioon, kui siit ikkagi proovime veel korra kõrgemale minna, siis võime konsolideerida ja minna ka kõrgemale indeksis. Nii, lähme nüüd TradingView juurde ja vaatame korraks veel indeksit, siis nende stsenaariumitega võimalikutega, mis võivad tulla ja siis mu kauplemisidee selleks nädalaks. Et alustame S&P 500 indeksist. Võrreldes eelmise nädalaga, jah, pole palju muutunud, et endiselt siin see libisev keskmine või see tsoon, kus on meil 22 ja 50, on siis selline nagu vastupanutase. Et ma siin mainisin, et see põrge -3 võibki olla selle tasemeni ja nüüd tegime ja nüüd ongi siis põhimõtteliselt noh, ma just vaatasin seda eelmise saade stsenaariumit, mis ma tõin välja ja tegelikult selleks nädalaks on kõik sama, kuna indeks pole palju liikunud. Kui indikaatorid hakkavad nõrgenema ja siis see vastupanu peabki vastu, siis siin võibki meil järgmine langus tekkida ja siis selle languse raames me vaatame, kui ta hakkab olema selline nagu sügavam, hakkab viitama rohkem majanduslangusele, see on üks asi. Ja kui seda ostetakse välja, tekib järjekordne kõrgem põhi, siis me võime näha üsna huvitavat ralli veel. Et see on tegelikult selline nagu peamine areng, mis ma jälgin, et siin on lihtsalt küsimus, mis tasemest me hakkame langema kohe või siis natukene veel konsolideerime või natukene kõrgemale läheme, aga hetkel tundub, et see vastupanu on siin üsna tugev, et kuskilt siit peakski hakkama peale seda nagu põrget, siis proovima mingit langust veel korda teha. Et üllatus oleks muidugi, kui me siit ikkagi murrame kõrgemale ja hakkamegi siit vastu seda vastupanu minema. Et hetkel, noh, see võibki olla, aga ka läbi korrektsiooni mulle ikkagi tundub, et selline nagu peale seda taastumist, et mingi korrektsiooni siin suurema tõenäosusega ikkagi on vaja. Vaadates päevast graafikut, ja siin me näemegi ilusti seda 200 päevast libisevat keskmist ja põhimõtteliselt siin on 50, 22 päevane ja hind on põhimõtteliselt nende vahel. Tihti nimetatakse sellist ala nagu kill zone, selline nagu surmatsoon, ehk siin on tegelikult vastupanud, siin on toetused ja hind on selliste nagu vastupanu toetuste vahel siin külg suunas edasi-tagasi käib, et võtad lühikese positsiooni lööb välja, võtad pika positsiooni lööb välja, seetõttu selle ala nimetatakse kill zone'iks. Et vaatamegi, kuidas ta sellest alast tegelikult siit päevasel graafikul välja tuleb ja see võibki olla nagu siis vastuseks, kuhu turg tahab edasi minna, kui siin konsolideerib ja siis hakkab madalamale minema, noh siis hakkame jälgima seda langust ja kas ta teeb kõrgema põhja või siis madalama põhja, see on üks areng. Ja teine areng, kui ta peale seda konsolidatsiooni ikka suudab siit läbi murda, et siis see on siis teine, noh, minu jaoks see esimene on rohkem tõenäoline ja see teine on vähem tõenäoline hetkel. Et nähes, kuidas turuindikaatorid ka lõpetasid oma nii-öelda nagu tugevnemist ja jäävad juba natukene kohal vaibuma, võib-olla hakkavadki korrigeerima, et siis kõige rohkem ootan selleks nädalaks, et võib-olla siis veel üritab siin konsolideerida ja siis võib-olla hakkabki juba siis natukene madalamale minema. Ja üllatus oleks, kui siit ikkagi murrama kõrgemale hakkame, kohe siis kõrgemale minema. Äh, NASDAQ, mm, NASDAQis sama pilt nagu S&P 500, et siin pikalt ei peatu ka, siis 22 nädalase libiseva keskmise juures hetkel jäi seisma nädalasel graafikul ja päevasel graafikul. Võib-olla natukene tugevam kui S&P 500, et siin me näeme 200 päevasest ikkagi ta testis seda nagu toetus ja nüüd on kõrgemal tasemel 100-päevase keskmise juures. Noh, vaatame, kas ta suudab siit neist kõrgemal olla või siis hakkab ikkagi siit kukkuma. Hetkel on natukene tugevam. Dow Jones nädalasel graafikul, siin ta on natukene nõrgem. Me näeme, et siin ta tegelikult juba käis vastu libisevat keskmist ja läks madalamale. Põhimõtteliselt siin ta palju selgemini toimis nagu vastupanu ja päevasel graafikul siin juba näeb see 200-päevane nagu tugev vastupanu, et siin ta ei saanud sellest kõrgemale, siin tegi selline võnts läbi murre neljapäeval sellest kõrgemale.
et siin on juba, tundub olevat rohkem tõenäoline, et hakkame siit langema. Ja Russell, et jälgime ka, mida Russell teeb kõige nõrgemad siis nädalasel graafikul hetkel, siis veel seda taset eelmine nädal testisime, see pidas vastu. Ehk ta võiks proovida veel seda vastu 50-20 käib nädalas libisevat keskmist rallida, et ta pole veel seda teinud ainuüksi kõikidest indeksitest. Aga kui ta ei saa, ja vaatame siin päevast graafikut, et seesama tase, et kui ta ei saa, siit ikkagi nagu kõrgemale ka 200 päevase libiseva keskmise juurde, et kui jääb siin konsolideerima ja murrab sellest madalamale, noh, siis võib uuesti minna seda taset testima. Vaatame, siin on +1 ATR ka hetkel vastupanu. Ma kõige rohkem vaatan, kuidas ta siis +1 ATR ja selle taseme vahel hakkab meil kauplema, kas ta läheb vastu seda taset, hakkab seda testima, murrab läbi, see oleks negatiivne turu jaoks. Samas, kui me suudame siit ikkagi hakata tõusma vastu 200 päevast läbisevat keskmist, see oleks natukene rohkem positiivne turu jaoks. Et see koos teiste turuindikaatoritega siis hakkab mulle vihjet andma, et mis turg tahab teha järgmisena. Aga jah, hetkel tundub natukene rohkem tõenäoliselt hakkama võib-olla natukene siis korrigeerima rohkem ja vähem tõenäoline, et hakkame ikkagi siit veel edasi kasvama. Noh, selleks ilmselt meil oleks vaja mingit väga positiivset uudiset, et kõik tariifid nullitakse näiteks, et siis turg võib küll mingi uudisega hetkel ka tugevasti nii rallida kui ka kukkuda, et sellega ka tasub arvestada. Et ma ei tea, mis võib olla siin, annan hetkel siin prognoosid pühapäeval, aga esmaspäevaks võivad tullagi mingid uudised, mis täiega nagu rikuvad neid, nii et jah, tasub siis edaspidi jälgida, mida indikaatorid hakkavad tegema. Nii, lähme siis aktsiate juurde ja vaatame siin mõned kauplemisidee, et siis alustame Nvidiast. Et Nvidiast ma endiselt ei kauple, vaid jälgin, et mis ta hakkab tegema, et ta on ka teinud siin seda põrget 20-50 nädalane, täpselt nagu indeks ja põhimõtteliselt seda ma jälgingi samamoodi nagu indeksit, et mis ta hakkab siin tegema, sest Nvidiast võib ka sõltuda seda, mida indeks hakkab tegema. Siin ta põrkas, eelmine nädal ma tõin välja, et ta võibki lõpuks põrgata vastu seda 200 päevast libisevat keskmist, seda ta tegi ja siin me näeme, hetkel tekkis vastupanu. Samas siin on juba näha sellist nagu tõusvat trendi, et siin nüüd on tekkinud ka kõrgem tipp võrreldes selle tipuga, et selline nagu lühiajaline tõusev trend hakkas tekkima. Ja nüüd ongi vaja jälgida, et mis saab selle 200 päevasega, ilmselt siin mõneks ajaks jällegi ta jääb sellest nagu kildtsoonis, siin on toetus, siin on vastupanu ja siis jälgime, mis ta siin hakkab tegema, et murrab 200 päevast libisevast keskmisest kõrgemale. No siin ta juba muutub selliseks ostu heaks võimaluseks, et ma hakkan siis seda jälgima nagu ostukandidaadina. samas, kui me läheme siin 22 päevast libisevast keskmist madalamale, siis võib selline nagu pikaajalisem langustrend jätkuda, kus korraks lihtsalt tekkiski üks tipp natukene kõrgemal tasemel, aga siis see langus jätkub. põhimõtteliselt see nädal ma jälgin, mida või mis suunas siin päevasel graafikul Nvidia suudab siis nendest libisevatest keskmistest välja murda, kas 200 päevast libisevast keskmist kõrgemale või 22 päevast libisevast keskmist madalamale. Et siin jälgin kõigepealt siis päevast graafikut. Apple'iga oli üsna huvitav areng, peale kvartaaltulemust ta on langenud ja siis eelmine nädal ma tõin välja, kas ta teeb siin kõrgema põhja või läheb madalamale, läks madalamale. Nüüd põhimõtteliselt me näeme siin sellised nagu madalamad tipud, juba üsna pikk selline nagu langustrend ja kui see langus jätkub, tegelikult siin ta võib minna äkki testima seda põhja. Et kuidagi ta ei taha siin kõrgemat põhja teha, kõikides libitsevates keskmisest madalam ja kui turg hakkab korrigeerima, siis eks Apple korrigeerib ka. Siin ma juba tunnisel graafikul jälgin tegelikult sellist arengut. Et hetkel
ta on siin, käis vastu -3 mateeriat tunnisele graafikul, põrkas ja kui see on meil madalam tipp, kui ta hakkab siit madalamale langema, siis tegelikult siin võiks olla selline nagu lühikese müümise juba võimalus, et siin saab stopika üsna lähedal panna ja siis äh, vastu seda eelmist põhja me näeme siin üsna hea kukkumine võib juhtuda või toimuda. Selle pilguga ma jälgin Apple'i. Google siis, mul oli eelmine nädal pikk positsioon, mis ma näitasin, aga siin ka tuli just Apple'i puhul poolt uudis, et esiteks nad ütlesid, et selliste nagu otsingute mahud kukuvad ja teiseks seal oli uudis, et nad kaaluvad Google'i asendamist nagu otsingumootorina iPhone idest või täiendamist selle tehisintellekti otsingutega. Põhimõtteliselt see oli negatiivne uudis, siin me näeme, et Google'i aktsia järsult kukkus. Ta on ka nüüd siin üsna selges langustrendis päevasel graafikul madalamad. tipud siin on tekkinud kõikidest libisevatest keskmisest madalam. siin põhimõtteliselt ei saanud 50 päevast libisevast keskmisest madalamale minna. Et siin Google'it võib ka vaadata tegelikult. Apple, Google võivadki veedada indeksi madalamale, et kui ta siit vastu -3 läheb edasi kukkuma. ja peale seda uudist ta ei suutnud väga palju põrgata ja ma jälgin, et kas ta annab siis siin lühikese müümise võimaluse, et kõigepealt näitan oma eelmist positsiooni, mis oli mul siis siin võetud, kui ma ei eksi, siis siin mul oli esimene kolmandik positsioonist suletud ja siis mul oli tegelikult trailing stop ja stopiga mind lõi välja siinkohal natukene enne seda uudist, ehk põhimõtteliselt siin ta juba käpiga käis vastu mu stopi, ma väljusin, siin sai üldiselt kasumi sellest positsioonist. Ja siis uudistamist kohata ei andnud ja siis tegi suurema languse, et kui ma ei oleks isegi siit väljunud, siis oleks stopi natukene edasi liikunud ja siis oleks siin väljunud ka, et jällegi selline nagu stopi kasutamine, kui mul oleks isegi arvuti taga ja kui oleks see uudis välja tulnud, siis see stop oleks päästnud ka tegelikult seda positsiooni. nii et veel üks hea näide, miks mul meeldib selliseid nagu stopi kasutada. Mis ma vaatan nüüd selleks nädalaks, et kui see langustrend siin jätkub, siis me näeme, siin põrge on olnud, natukene langes, ma vaatan, kui ta üritab siin veel korra põrgata, teeb võrreldes selle tipuga natukene madalama tipu siin libiseva keskmise juures, et see on siis järgmine selline short imiskoht, mida ma hakkan jälgima Google'is. Tesla teiselt poolt on siis nagu ostukandidaat, et nagu ma tõin välja, mul see nädal siis sellised nagu nii lühikeseks müümiseks kui ka ostuideed. Turg tundub olevat ka kahe vahel ja siis sõltuvalt sellest, kuidas turg läheb, siis võivad realiseerida nii ühed kui ka teised. tegelikult võib ka juhtuda niimoodi, et turg jääb külgsuunas kauplema seal selles surmatsoonis ja siis töötavad nii pikad ideed, et nad jätkavad lihtsalt natukene kõrgemale tõusmas ja mõned aktsiad siis samaaegselt kukuvad, et siis saab teenida nii ühes kui ka teises positsioonis, nii pikas kui ka lühikeses. eks me vaatame, et mõnikord ka sellised olukorrad turul juhtuvad. Tesla, ma tõin välja eelmine nädal, et siin on ka selline huvitav konsolidatsioon on toimumas ja just selle 200-päevase libiseva keskmise juures, et kui Tesla sellest murrab läbi, siis ta võib vastu +3 rallida. me näeme, eelmine nädal ta tegigi seda, et murdis sellest kõrgemale, siin me näeme juba siis võrreldes selle põhjaga kõrgem põhi, hind kõikides libisevatest keskmist kõrgem. üsna pulline pattern siin tegelikult tekkis ja mis ma nüüd jälgin, mul positsiooni ei ole, me näeme, et siin see oli see tase, võib joonistada, et ei saanud sellest kuidagi kõrgemale, et nüüd lõpuks siis reedel murdis sellest kõrgemale. nüüd ma tahan näha seda tase testi, põhimõtteliselt kui ta testib seda taset, teeb siin kõrgemat põhja, et see oleks siis kaubeldav selline ostuidee minu jaoks, et siin ma vaataks seda ostuideena ja siis ta võib proovida siin vastu +3 rallida päevasel graafikul. veel üks ostukandidaat, see oli ka eelmisest nädalast, et siin mul oli isegi juba positsioon võetud FIV, F5 Network. siin me näeme päevasel graafikul tegelikult selline nagu trend ülespoole, siin kõrgemad põhjad, kõrgemad tipud, niimoodi vaikselt liigub kõrgemale kõikidest libisevatest keskmisest kõrgem
võib niimoodi vastu +3 minna ja tunnisel graafikul minu positsioon oli võetud siis siin selle kõrgema põhjaga, no me näeme siin ilusad sellised kõrgemad tipud, kõrgemad põhjad tekivad. positsioon on hetkel kuskil siin nulli lähedal ja siin on reedelt hakkas järjekordse kõrgema põhja formeerida. Et põhimõtteliselt siin võiks vaadata järgmist sellist sisenemiskoha. Stopp mul on muidu pandud sellest põhjast hetkel madalam, siin natukene kõrgemal tasemel pandud. Et sellest aktsiast siis ootaks tõusu see nädal. Shift for Payments. Siin ka ma seda tõin eelmine nädal ja ta hakkaski arenema nagu ma ootasin ja ma võtsin siin ka pika positsiooni, et meeldetuletuseks, siin olid kvartaaltulemust, millele oli aktsia hind hästi reageerinud, aga ta läks siin vastu 200 päevast libisvat keskmist, siis tegi korrektsiooni libisva keskmise 22 juurde, tegi kõrgema põhja, hakkas uuesti taastuma, et siin ma ootan teise katsega, et ta murrab läbi, läheb vastu +3 heal juhul või paremal juhul. Ja mu positsioon oli võetud siis, kõige viimane positsioon on just siin sai võetud mul. Natukene esimese kasumivõtu orderini ta hetkel ei jõudnud, ma liigutasin seda veel natukene kõrgemale, aga stopi ma liigutasin ka juba siin põhimõtteliselt natukene oma sisenemist madalamale. Et siin me näeme, kuidas ta siin hästi reageeris kvartaaltulemusele, seejärel tegi siis korrektsiooni hea põhja ja nüüd uuesti hakkab taastuma. Kui mul positsioon oleks, siis vaataks siin kõrgem põhja hakkas formeeruma, et kui ta teeb näiteks madalamale, siis võib-olla tekib veel üks selline nagu sisenemiskoht. Tõusupotentsiaali +3 kui ta peaks minema, siin me näeme veel päris palju. Palantiiri ka tegelikult vaatan ostukandidaadina, et ta on siin peale kvartaaltulemuse, nagu ma juba varem täna näitasin, tegi siin korrektsiooni 22 päevase libiseva keskmise juurde, tegi kõrgema põhja, hakkas taastuma. Nüüd seda esimest kõrgemat põhja ma ei jõudnud osta, aga ta võib-olla proovib teha siin nagu sellist nagu topelt kaksik V põhja, et kui selline asi tekib, siis ma vaatan seda uuesti siin libiseva keskmise juures ostukandidaadina. Tunnisel graafikul, mis peaks juhtuma siis, et noh, siin oli raske seda kõrgemat põhja osta, et siin ta hakkas rallima selle gap'iga kiiresti, nüüd üritab kõrgema põhja teha, aga ma tahaks näha natukene madalamat, et vastu seda päevast 22 päevast libisvat keskmist. Kui ta teeb veel ühe kõrgema põhja, et siis võrreldes selle põhjaga ta oleks kõrgem, aga natukene madalamal tasemel võrreldes praeguse tasemega, et siin ma vaataks Palantiiri sellise pilguga see nädal. Celsius Holding, mille tulemust me täna vaatasime. Selle kohta ma olen siin paar nädalat tagasi rääkinud ühest stsenaariumist, mis oleks äärmiselt nagu bullish ja põhimõtteliselt see stsenaarium realiseerisin 100%. Et ma tõin välja toona videos, et siin ta nädalasel graafikul tõusis vastu 250 nädalast libisevat keskmist ja vaevalt ta vastu neid suudab läbi murda ja siis kohe rallida, et pigem tõenäoline, et ta teeb korrektsiooni 22 nädalase libiseva keskmise juurde, teeb kõrgema põhja ja siis rallib vastu need libisevad keskmist ja teisest katsast murrab läbi. Ja põhimõtteliselt me näeme, et siin see pattern realiseeris nagu 100%. Et isegi minu jaoks üllatav mõnikord, kui täpselt ma mõned stsenaariumid nagu panen paika ja kui hästi hind siis jälgib neid. Ja siin me näeme päevasel graafikul, et siin ta pikalt kauples selle 200 päevase libiseva keskmise juures. Nüüd põhimõtteliselt selle kvartaaltulemusega siin tekkiski selline nagu sügavam vinks madalamale, päevasel graafikul 100-päevane, 50-päevane kõrgem põhi formeeris, läks kõikidest libisevatest keskmist kõrgemale ja põhimõtteliselt reedel me sulgesime 200 päevast libisevast keskmist kõrgemal tasemel. Saime kinnituse põhimõtteliselt, et 200-päevane libisev keskmine on läbi murtud ja see kõrgem põhi ja põhimõtteliselt me näeme, et siin on tegelikult meil selline nagu tõusev trend kõrgemate tippudega, kõrgemate põhjadega ja nüüd ma ootan, et siin me rallime vastu +3 päevasel graafikul. Siin ma nagu mainisin juba, võtsin pika positsiooni, et ma kasutasin ära põhimõtteliselt seda kõrgemad põhjad, et hind siin tunnisel graafikul läks kõikidest libisevatest keskmist kõrgemale ja andis sellist nagu ostusignaali.
mida ma võtsin. Et siin stop on juba liigutatud ka lähemale ja esimene kasvavõtu order pluss kolmateeri tunnisel graafikul. Et noh, siin võib vaadata, et kui ta teeb siin järgmise hingsu, et siis võib-olla tekib veel selline nagu sisenemiskoht. aga üldiselt jah, kuna ta on teinud täpselt seda, mis ma temast eeldasin ja hetkel on ka andnud siin suurepärase sellise nagu tunnisel graafikul ostusignaali, päevasel graafikul, nädalasel graafikul üsna hea graafik, et siis ma ootan head arengut. muidugi ulatused võivad alati tulla, seega kasutan ka selles positsioonis muidugi stoppi. CrowdStrike on järgmine kauplemisidee ja ta on ostukandidaat ja põhimõtteliselt siin on üsna lihtne patern, et siin on näha selline põhi, kõrgem põhi vastu libisevat keskmist, pluss kolmateer, järjekordne korrektsioon libiseva keskmise juurde ja siin võib tekkida järjekordne kõrgem põhi. et ma jälgin, kas ta seda formeerib. seal oli muidugi negatiivne uudis, miks ta niimoodi kukkus, aga kui sa ei teaks uudiseid, vaataks lihtsalt seda graafikut, siis siin on hästi näha sellist nagu korrektsiooni libiseva keskmise ja võimaliku kõrgema põhja formeerumist. mis tunnisel graafikul peaks juhtuma, et ma siin hakkaks positsiooni võtma. no ma hakkan jälgima, et libiseva keskmise juures ta leiab põhja, rallib ja teeb kõrgema põhja tunnisel graafikul. esimene kõrgem põhi tunnisel graafikul, siis kui ta läheb 20 päev tunnis libisevast keskmisest kõrgemale, need on tavaliselt siis sellise paterniga mu sisenemiskohad. Uber täna ka vaatasime kvartaaltulemuse ja siin peale kvartaaltulemust ta muidu oli siin vastu pluss kolmateeri kauplemas, siin on selline nagu pikaajaline vastupanu ka. siin ma jälgin, et ta teeks natukene sügavama korrektsiooni ka vastu 22 päevast libisevat keskmist ja kui ta seda teeb, teeb kõrgema põhja. et see on see patern, mis ma jälgin siin, et siin tunnisele graafikule veel natukene varem minna, ma ootaks natukene võib-olla madalamat korrektsiooni vastu libisevat keskmist nagu CrowdStrike ja siis kõrgema põhja formeerumist. et siin on ilus tõusev trend on juba hakanud formeeruma, me näeme päevasel graafikul. veel üks selline nagu huvitav aktsia, mis ma jälgin ka, see on natukene odavam aktsia, maksab $3 juures, aga siin on üsna kõrge short float. hetkel ta oli meil siin 23%, 22,98 ehk see on selline nagu võimalik short squeeze'i kandidaat. ja siin on näha päevasel graafikul, kuidas hind on siin leidnud põhja, siin peale kvartaaltulemust üsna hästi rallinud ja siis jäi siin konsolideerima. ja kusjuures siin juba hind teeb kõrgemad põhjad ja siin on selline nagu vastupanu, võib kolmnurk võib öelda tekib ja peale sellist head kvartaaltulemust selline konsolidatsioon tavaliselt ta viib sellise nagu järgmise tõusulainini, et siis võib-olla enne järgmist kvartaaltulemust ta proovibki siin rallida, et kuna eelmine oli hea, see järgmine on kuskil 21. mail peaks olema, siis enne seda kvartaaltulemust võib-olla see liikumine tuleb, arvestades, et seal on kõrge short float, siis siin võib olla üsna huvitav liikumine, see on selline nagu patern, mis ma siin jälgin ja kuidas siin osta, noh, siin me näeme juba kõrgemad põhjad tekivad tegelikult ja siin on järjekordne kõrgem põhi, mis võib osta või kui ta läheb sellest tasemest kõrgemale, mis meil on siin, millest me ei saa siin läbi murduda, aga kui ta siis järjekordse läbimurdmise teeb, eriti hästi, kui ta murrab läbi, testib nagu toetuse, siis hakkab tõusma, et see oleks kõige parem selline nagu sisenemisvõimalus. WUF aktsia siis see on. ja siis mõned lühikeseks müümise ideed, et kolm sellist nagu lühikeseks müümise ideed, et kui turg hakkab vajuma, et mis aktsiad siis mul on lühikeseks müümiseks valmistatud. üks on Adobe, Adobe me näeme siin päevase graafiku järgi üsna nõrk, et selline nagu laiendatab madalamale, madalamad tipud, madalamad põhjad, siin on järjekordne korrektsioon või põrge vastu 50 päevast libisevat keskmist, millest kõrgemale hetkel ei saa, siit võib tulla järgmine selline nagu korrektsioon, et sellise pilguga ma seda jälgin. üldiselt ma vaatan lühikeseks müümiseks hetkel need aktsiad, mis pole palju põrganud peale seda nagu suurt turulangust ja siin me näeme, et põhimõtteliselt selline langustrend on väga ilusti näha. 50-päevane üsna hästi hoiab ja siin me võime uuesti hakata langema, et mis ma tahaks näha tunnisel graafikul. siin on näha, natukene juba hakkab
aeglustuma, et tahaks näha võib-olla siis võrreldes selle tipuga esimest madalamat tippu ja siis hind 22 tunnis libisevast keskmist madalamat, see oleks minu siis lühikese müümise trigger Adobe aktsias. Lululemon Athletica ka siin on näha selline üsna järsk langus, üsna nõrk põrge, siin ka ei jõudnud veel 50-päevase libiseva keskmiseni isegi, et siin ka hakkab juba vaikselt langema, et kui turg hakkab langema, siis need aktsiad, nõrgemad aktsiad, mis on ei põrganud nii hästi nagu teised aktsiad, et need hakkavad ka kukkuma kiiremini kui teised aktsiad, et mis ma siin jälgin ka, tahaks näha kõikides nendes põhimõtteliselt lühikeseks müümised ideedes, tekiks tunnisel graafikul esimene madalam tipp, et siin on tipp olemas, hakkas korrigeerima, et kui ta üritab siin rallida, teeb madalamat tippu esimest, siis seda ma hakkaks jälgima shortimiseks ja viimane aktsia, mis ma sama pilguga vaatan, on Bill.com. Ta muidu raporteeris ka kvartaaltulemust, mis siin näeme, et käibe vastas analüütikute ootustele, kasum oli natukene parem, aga reaktsioon kvartaaltulemustele on väga bearish ehk karune, ehk ta käis siin vastu 50-päevast libisevat keskmist. üldse me ka näeme, et see põrg ei olnud siin nagu tugev vastu 50-päevast libisevat keskmist ja tegi väga tugeva sellist nagu reversal tulba, käis kõrgemale ja sulges miinimumi juures isegi 22-päevast libisevast keskmist madalamal. Et võib jätkata siis langust vastu -3 teeri. Põhimõtteliselt see on see pattern, mis ma siin jälgin. Ja sisenemiseks vaatan siis tunnist graafikut. Siin on tipu olemas, et tahaks näha siin mingit ralli, mis failab ehk madalamat tipu formeerimist ja see oleks minu jaoks siis lühikeseks müümise pattern. Et sellised siis kauplemisidee selleks nädalaks. Ja rohkem siis hakkame neid jälgima tasulisel kanalil teisipäeval või siis reedel see nädal. Ja esmaspäev, teisipäev, kolmapäev, siis põhjus, miks see video on nüüd tulnud pühapäeval meil üles, et homme, esmaspäev, teisipäev, kolmapäev mul siis tuleb äripäeva koolitus, aktsiakauplemise meistriklass koolitus, et saame seal kokku teiega, kes tulete. Teistega siis kohtume striimide käigus ja kes vaatab ainult nädalased videod, siis teiega kohtume järgmine esmaspäev. Soovin teile edukat kauplemisnädalat ja kõike head!